Minu koha päevaraamat. Minu koha päevaraamat on üks paljudest raamatutest, mida olen välja andnud ja minu nimi on Katrin Aetmaa. Loen selle raamatu ise sisse, täpselt nii nagu oskan, täpselt nii nagu suudan. Istudes koas Moržimi rannas valges villas liikumiskeelu ajal. Nimelt on koroonaviirus möllamas maailmas ja liikumiskeeld ja mina olen Indias. Mul on väga hea meel, kui sa seda raamatut naudid, kui sa seda jagad ja tänan sind ette juba doneerimise eest. Tänan sind ette selle eest, et annad oma panuse selleks, et saaks ilmuda järgmine raamat. Hetkel on plaanis välja anda selline raamat nagu koafännide päevaraamat lõbusatest, toredatest ja harivatest juhtumistest, mis on juhtunud eelkõige just Eesti inimestega koas. Olemas on juba ka järgmise ja ülejärgmise ja üleülejärgmise raamatu ideed ja osad käsikirjadki pool valmis. Aga eks nagu ikka, kõik vajab inspiratsiooni, aega, raha ja muid vahendeid. Aga hakkame siis pihta. Minu koha päevaraamat. Olen rahutu reisija hing, kes käib ringi ja kogub kogemusi ja emotsioone, et nende abil kokku panna oma maailmapilti ja sellest killukesi ka teistega jagada. Nii raamatute kui koolituste vahendusel. India, Goa on üks selline paik, kuhu tuleb ikka ja jälle tagasi. Siin on palju tuttavaid, siin on hea olla. Miks? Ei tea. Paranevad haavad, nii kehalised kui hingelised. Tõuseb tuju ja leian tasakaalu, mis vahel kaduma kipub. Goa on põnev reisisiht ja siin tasub ära käia juba seepärast, et näha seda lõunamaist multikultuurset Lõuna-India turistide paradiisi, mis muutub kiiresti, kuid meelitab inimesi endiselt nii sooja temperatuuri kui maitsvate roogadega. Olles avastanud, et sisukas ja praktiline raamat Goasse reisi abimees 14 päeva Goas ei suuda mahutada kõike seda põnevat, millest võiks kirjutada, hakkasin 2016 aastal Goas olles kirjutama päevaraamatut. Jagan oma päevi, kogemisi ja mõtteid sinuga, kallis lugeja, lootuses, et saan ka sinu päevadesse natuke sooja Goa hõngu ja värvi tuua. Tere tulemast minuga Goasse. Eraldi eessõna sai kirjutatud aastal 2017, siis kui raamat hakkas ilmuma. Täna on esmaspäev, 6. veebruar 2017 aasta. Istun Goas oma kohaliku kodu rõdul ja klõbistan arvutiga basseini äärest kostuvate kohalike laste hilgete ja hindu templi valjuhäälsete mantrate saatel. Varsti on aeg uksed ja aknad sulgeda, et sääskede elu õhtusöögi otsingutel võimalikult raskeks teha. Olgu siinkohal öeldud, et õhtul lähevad sääsed väga aktiivseks. Päeva läbi on neil palav, nad ei jaluta kuskil ringi ja ei lenda kuskil ringi. Aga õhtul proovivad nad umbes 6-7 aegu leida endale õhtusöögikoha ja koha, kus ööbima jääda. Seetõttu väga tihti lähevad India inimesed õhtul välja, sulgevad kõik aknad ja uksed ja panevad ventilaatorid toas käima. Uksed ja aknad ei ole väga tihedad ja kui sisse jätta valgus ja inimesed ise on sees, siis sääsed tulevad tuppa lõhna peale. Kui inimesed aga kodust väljas on, siis seda lõhna ei ole ja sellel sääskide aktiivsuse ajal tuba nendega ei täitu. Minagi tavaliselt panen aknad, uksed kõik kinni juba vähemalt kella 5:30 ja ei tee neid enne järgmist hommikut lahti, sest sääskedega mul väga soe suhe ei ole. Mõne kuu pärast läheb 2016 aasta minu koha päevaraamat trükki. Siin eessõnas tahan lihtsalt anda kiire ülevaate olulisematest asjadest, mis on selle 1 aastaga Indias ja eelkõige just Goas toimunud. India siseturiste on Goas veelgi enam ja Goa on endiselt India siseturismi kuumim sihtkoht, kuhu tullakse veetma nädalavahetust, pidama sünnipäevasid ja nautima pulmareisi.
järjekordselt olgu siia vahepeale öeldud, et paraku on üheks suureks põhjuseks suur vabadus, mida Goa pakub, ja soodne alkoholi hind. Väga paljudes kohtades Indias on alkohol täielikult keelatud. Ja ostmine on selline keeruline protsess. Ma olen seda protsessi kirjeldanud raamatus ühe India linnakese päevaraamat, ja sealt võib lugeda, kuidas mina kui sisse sõitnud välismaalane sain siis Gujarati osariigis osta spetsiaalsete paberitega alkoholi teatud koguses. Goa aga on selline paradiis, kus saab osta alkoholi, kunagi sai 24/7 seda teha, nüüd saab siis kuni kella 10 õhtul ja alkohol on tõesti odav. 1. aprillist 2020 lubati alkoholi hinda tõsta vähemalt 50%. Ei tea, kas seda tehti või mitte. Täna on juba 12. aprill ja paraku on alkoholipoed hoopis kinni seoses liikumiskeeluga. Nii et ei oska seda praegu kommenteerida, aga ma usun, et Goa jääb endiselt alkoholi osas selliseks lemmikkohaks, kus saab pidutseda, juua, suitsetada, narkootikume kasutada ja samas ka lõbutseda rannas oma tüdruk- ja poissõpradega hotellides olla. Kõik see, mida India teistes linnades on väga keeruline teha. Ehk siis jah, Indias siseturiste käib siin väga palju. Üleeile olid valimised ja selle auks uuendati, ehitati ümber ja tehti kaunimaks mitmed ringteed ja ristmikud. Näiteks Kalangutes, kus keset teed on istmikul valge Sant Antoni kabel, seal tehti ümberkorraldusi. Kas see just valimistega seotud on, ei ole ma päris kindel, kuid selline mulje jääb siin alati, et just enne valimisi asfalteeritakse midagi, tehakse paar kõnniteed või muud kasulikku. Sedapuhku siis on see isegi sebra maha vööditatud, mis ei tähenda seda, et inimesed teed annaksid. Mõni inimene vahest ootab seal sebra ääres, kuid autod ja mootorrattad sõidavad endiselt rõõmsasti sama kiirelt kui enne. Rannas on päikesevarjud väga värviliseks muutunud, roosat värvi on palju ja see on sama lõbus kui naljakas. Venemaalt hakkasid taas liikuma otselennud ja Finnair andis teada toreda uudise, et esimese Euroopa lennufirmana on neil õigus teha otserende Goasse. Lennud toimuvad kolmapäeviti. Hooaja esimene otsereis Helsingist Goasse väljub 29. novembril 2017 ja viimane lend 22. märtsil 2018. Lennuaeg Goasse on 8 tundi ja 10 minutit ja tagasilennul veidi alla 9 tunni. Helsingist väljuvad lennud kell 20.30 õhtul ja Goast järgmisel päeva hommikul kell 9.10. Ja nüüd siis see kõige põrutavam ja siitset India elu loksutanud rahareform. Eelmise aasta lõpus toimus Indias ootamatu rahareform, mille käigus kaotasid kehtivuse käibel olnud 500 ja 1000 ruupiased rahatähed. Käibele tulid esmalt uued 2000-lised rahatähed ja seejärel 500-sed. Rahareformi põhjuste osas on erinevaid selgitusi, kuid peamiseks tuuakse asjaolu, et just suuremaid rahatähti olevat olnud käibel võltsituna liiga palju. Suur osa elanikkonnast kannatas rahareformi käigus ja just eelkõige need, kellel kodus sularaha, sest vahetada sai ainult loetud arvu rahatähti. Need, kellel oli nii-öelda musta raha kodus kilode kaupa, püüdsid müüa suuremaid kupüüre vaesematele ja läbi nende natuke raha ära vahetada. Pangašeifides olev vara külmutati ja paljud kaupmehed kannatasid seetõttu, kuna ei saanud šeifi paigutatud tehteid ja muud väärtuslikku kaupa pangast kätte, et hooaega alustada. See olukord on siiani lahendamata. Mitu kuud oli olukord, kus inimestel ei olnud sularaha, et süüagi osta. Tänavatel looklesid kilomeetri pikkused järjekorrad selleks, et saada pangast kätte lubatud 2000 ruupiat sularaha. Sularahaautomaadid olid ümber programmeerimata ja uusi kupüüre, mis oma mõõdult on tunduvalt väiksemad kui eelmised,
ei osanud nad välja anda. Seoses selle suure segadusega langes koheselt valuutakurss ja turistide jaoks tõusid hinnad, mistõttu kaupmeestel läbimüük langes. Paljud valuutavahetuspunktid sulgesid uksed, paljud ärid lõpetasid tegevuse, sest inimestel ei olnud lihtsalt sularaha, et midagi osta. Kui ma jaanuar 2017 kohasse saabusin, oli olukord juba natukene parem. Välismaa kaardiga sai korraga automaadist kätte 4500 ruupiat ja kurss teenustasusid maha arvates oli parem kui sularaha vahetuspunktides. 1 euro Delhi lennujaamas vastas 61 ruupiale, Goa lennujaamas 66 ruupiale ja isegi siis, kui ametlik keskpanga kurss oli 73, sai vahetuspunktides 1 euro eest Goa tänavatel vaid 69, heal juhul 70 ruupiat. Kõige kasulikum on hetkel maksta visakaardiga, kuid kohti, kus see võimalik on umbes 5%. Oluline on teada, et seaduse järgi puudub teenuse osutajatel õigus võtta kaardimakseid lisaprotsendiga. Kui müüja küsib kaardimaksel lisaks 2–3% summalt, siis tuleb neilt küsida, mis pangaterminal neil on, teha sellest pilt ja siis ütelda, et kuna lisaprotsenti maksmine on ebaseaduslik, teavitate panka ja tarbijakaitsesse. Suht reaalne, et nad jäävad oma terminalist ilma. Kui suudate rahulikult ja viisakalt ähvardada, siis saate makse sooritada ilma igasuguse lisaprotsendita. Täna saab ATM-ist juba korraga 10 000 ruupiat võtta ja mitu korda järjest, kuid nädalavahetustel, kui palju turiste seda teenust kasutab, on ikka oht, et automaadid on rahatud ja väljavõtusummad on limiteeritud. Tasub ka pöörata tähelepanu sellele, et 2000 ruupiased kupüürid 2000 ruupiaseid kupüüre ei jääks teile kätte, sest juba käivad kuulujutud, et nii kui uued 1000 kupüürid käibele lastakse, kaotatakse ära 2000. Valerahad on juba liikvel, nii et tasub endale internetis selgeks teha rahatähtede turvamärgid ja neid jälgida. Hinnad on kohas kõvasti tõusnud ja näiteks osad spa-teenused on kallimad kui Euroopas. Hotellide hindade tase on väga erinev ja keskmiseks ööpäeva tavahinnaks on sel aastal juba 40–50 eurot väikese hotellitoa eest. Kauplustes on India turistidele orienteeritud kaubavalik. Puuvillased riided on asendunud näiteks sünteetilistega. Ostjad on enamasti India siseturistid, kellel raha tundub jaguvat. Meie jaoks huvitav kaup on saadaval eelkõige spetsiaalsetel ööturgudel ja mitte enam tänaval. Kolmapäeviti näiteks Anjuna Flea Marketil ehk siis kirbuturul ja laupäevastel ööturgudel. Kokkuvõtteks aga ei ole tegelikult mitte midagi muutunud. Päike paistab, rand kutsub ja Goa oma multikultuursuses on endiselt huvitav ja põnevat avastusrõõmu pakkuv.